Õhtutund Nõmme raadios. Mina toetan seda, mida on parasjagu vaja toetada. Inimestest, kes valivad tõetruuduse asemel võimutruuduse. Adrian Bachmann. Viimastel aastatel on maailmas muutunud populaarseks meem nimega I support the current thing. Ehk eesti keeles väljendatuna, mina olen selle poolt, mille poolt on parasjagu vaja olla. Järgnev arutelu on mõeldud edasiarendusena Russere Shoniva sulest ilmunud mõtisklusele väikese eliidi agendat edendava poliitilise keskklassi olemusest, üritades selgitada eliidi, võimutruude karjeristide, alalhoidlike masside ning väheste tõerääkijate omavahelist dünaamikat. Ilmselt me kõik puutume igapäevaselt kokku inimestega, kelle seisukohti mis tahes aktuaalsel teemal on võimalik minimaalsete ning reeglina ebaoluliste kõrvalekalletega ennustada ülima täpsusega, lülitades selleks pelgalt sisse massimeedia uudistesaate, milles jutustatakse narratiivi, mida kõikidel ühiskonna liikmetel on kohustuslik jaatada. Antud nähtust võib nimetada ka tsiviilreligiooni dogmaatikaks. Tsiviilreligioon koosneb võimu poolt ning võimu huvides loodud narratiividest, mille jaatamine on seatud ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemise eeltingimuseks ning mille küsimuse alla seades on ühiskonnas sotsiaalmajanduslikult prominentsele positsioonile edenemine sisuliselt välistatud. Olukorras, kus võimu poolt kehtestatud narratiivid muutuvad absurdseteks, põhjustab võimu kokkuleppeliste valede jaatamine elanikkonnas aga paratamatult üha suuremat kognitiivset dissonantsi, ligimese hirmu, viha ning enesevõlgust. Seda kõike tulenevalt asjaolust, et inimeste mõistus ning eneseväärikus on ideoloogilise tsensuuri all opereerivas ühiskonnas igapäevaselt rünnaku all. Antud realiteet juhatab meid aga küsimuseni. Kui paljud inimesed on valmis loobuma oma intellektuaalsest aususest ning eneseväärikusest kollektiivsesse sõgedusse sulandumise nimel? Nagu ajalugu on näidanud, otsustab karja kuulumise ning võimule meeldimise nimel turvalise konformismi teed minna ikka ja jälle või sisuliselt alati populatsiooni enamik. Küsimusi, milles võim nõuab ühiskonna liikmetelt dogmaatilist taltumist, on viimastel aastatel kogunenud sedavõrd palju, et neid ei ole võimalik siinkohal üksipulgi üles lugeda. Siiski läheb enamus inimesi kokkuleppeliste valede jaatamisega kaasa mitte õelusest ega saamahimust, vaid hirmust, millest tulenevalt on ka arvamusküsitlused mis tahes teemadel, kus eksisteerib ideoloogiliselt kohustuslik positsioon kõikjal ja alati täiesti ebausaldusväärsed. Illustreerime siinkohal antud printsiipi väikese mõtteeksperimendiga. Küsida keskmise inimese käest tema arvamust isikuvabaduste likvideerimise kohta koroonatürannia haripunktis 2020. aastal või uurida tema hinnangut Ukrainas aset leidva relvakonflikti kohta sõjahüsteeria tipus 2022. aastal, ei erine olemuslikult sellest, kui korraldada 1987. aastal Eesti NSV kodanike seas küsitlus Nõukogude ametlikust ajalookäsitlusest. Esitades täpselt samadele inimestele täpselt sama küsimuse 1992. aastal, oleks andnud tulemuse, mis oleks olnud päris kindlasti radikaalselt erinev. Ent miks see sedasi on? See on sedasi, sest paraku on enamus inimesi valmis valetama. Valetama selleks, et võimule mitte jalgu jääda. Valede võimule sööndab enamus inimesi tõega vastu hakata üksnes siis, kui kokkuleppelisi valesid kehtestav võim on oma võimu kas minetanud või siis andnud signaali, et varasemalt puutumatutest dogmadest on lubatud irduda.
Totalitaarse ühiskonna kõige laastavam mõju indiviidi psüühikale ning ühiskonna kollektiivsele vaimsele õhkkonnale seisnebki selles, et totalitaarse ühiskonna liikmetelt nõutakse vägivalla ähvardusel lakkamatult valede jaatamist. Maskid näkku, püsi kodus, Slava Ukraina, rohepööre on paratamatu, tuulikud kohustuslikud, maksud teevad meid rikkaks ja nii edasi ja nii edasi. Ideoloogilise tagakiusamise tagajärjeks on ühiskonna alalhoidliku enamuse kokku varisenud eneseväärikus. Kuna sisimas inimesed siiski teavad, et valitseva režiimi valedele allumine muudab nad arglikeks ja valelikeks. See on teadmine, mis mõjub muserdavalt ka kõige edukama aparatšiku minapildile, sõltumata sellest, kui sügavale alateadvusesse see teadmine on surutud või kui paljude tunnustuskirjade abil tema nomenklatuuri kuuluvust premeeritud ka ei oleks. Siinkohal väike vaheremark. Lõppastmes muutuvad silmakirjalikkusele, topeltstandarditele ja alasti omakasule rajatud ühiskondade teenetemärgid, aurahad ja avalikud tunnustused oma algupärase mõtte paroodiaks ning aulisel ja autul teel aurahade väljateenitute ühteliitmine teenib selgesti üksnes viimaste huve, kuna esimesed loovad viimastele moraalset krediiti. Ühiskonna julgele, moraalse selgrooga vähemusele tähendab ideoloogiline terror poliitilist tagakiusamist, dissidendi staatust ning tihtilugu majanduslikku ja sotsiaalset laostumist. Selline oli Nõukogude ühiskond, millest Eesti 1990-ndate imelisel, ent üürikesel vabaduse perioodil oli äsja vabanenud ning mis on tänaseks naasnud ulatuses ja intensiivsusega, mida toona ilmselt vähesed oleks osanud karta. Siinkohal tuleb meelde Einar Laigna jutustus kolhoosirahva kogunemisest äsja kollektiivi meeleheaks ilmunud televiisori ette uudistesaadet vaatama. Küsimusele, miks te ometi seda propagandat vaatate, olevat kollektiiv vastanud, sest sealt me kuuleme, kuidas nüüd peab olema. Kõlab kuidagi tuttavalt, kas pole? Olgu aastaks 1960 või 2025, I support the current thing. Mina toetan seda, mida praegu peab toetama. On kõikjal ja alati konformistliku massi elujuhiseks. Ent Russere Šoniva artiklis käsitletud teema fookuses ei olnud mitte tavaliste inimeste põhimass, kes alistuvad amoraalsele võimule hirmust, vaid kitsam ühiskonna segment, kelle võimutruudust käitavaks jõuks on miskit muud. Poliitilise keskklassi liikmetele suunatud süüdistus valedele ja ülekohtule kaasaaitamises on seega kvalitatiivselt sootuks hukkamõistvam kui masside põhiosale tehtav etteheide. Rääkides poliitilisest keskklassist, ei räägi me inimestest, kelle kaassüülisus kurjuses peitub peaasjalikult nende samuti eksisteerivas arguses võimu ees, vaid oportunismis võimuteenistuses. Ei ole lihtsamat ning samas karakterile hävitavamat teed tagada endale ühiskonnas suuremad hüved, kui sinu võimed seda lubaksid, või asuda amoraalse võimu teenriks. Antud printsiip kehtib ajaloolise konstandina sõltumata ajastust ning vastavad rollid võtavad alati sisse politikaanid, intrigaanid ja aferistid, kelle nimed küll muutuvad kiiresti ja ununevad sama kiirelt, ent kelle arhetüüp, moraalne karakter ja sotsiaalsed instinktid on identsed kõikidel ajastutel. Selleks, et poliitilise keskklassi moodustav populatsioon, kes kõige innukamalt võimude poolt peale sunnitud narratiive, olgu selleks siis koroonatürannia, sõjahüsteeria, rohepööre, maksuorjus, virgumisideoloogia või muu seesugune, kes võimude poolt peale sunnitud narratiive jaatavad, saaksid säilitada mingisugusegi positiivse minapildi, peavad nad esmalt petma ära iseenese südametunnistuse. Siinkohal olgu öeldud, et halb inimene
ei ole võimeline tegema kurja, teadvustades kurja kurjana. See on halvale inimesele üle jõu käiv ülesanne ning on üksnes tõeliselt kurjade pärusmaa. See on inimtüübi, kelle olemasolu pelk mõte on enamikele inimestele, nii headele kui halbadele, liiga hirmutav, et seda suudetaks tunnistada. Põhimõtteliselt räägime siin inimestest, kelle vaimujõud ja karakteri kompromissitus on võrdne pühaku või prohvetiga, ent kelle tahe on painutatud teise jõuteenistusse. Ka sellised inimesed on olemas. Mõistagi toimub kõik eelpool kirjeldatu poliitilise keskklassi alateadvuses, kus iseenda moraalse vaimusilma vaateväljast hoitakse nii kaugel kui võimalik teadmine, et valelike ja silmakirjalike narratiivide jaatamise ja edendamise tegelik aluspõhjus peitub omakasus, omaenda sissetulekute, sotsiaalse positsiooni ja turvalisuse edendamises. Selle punktiga seonduvalt toon väikese kõrvalpõikena lõigu Shoniva kirjutisest, mis kõlab järgnevalt. Tsitaat. Kliimaministeeriumis töötab ülikooliharidusega inimene, kes usub, et selleks, et inimkonda katastroofist päästa, tuleb lehmadel keelata peeretamine. Ei ole tõsiseltvõetav inimene ning seetõttu ei saa talle loota tõsise ja tõelise töö tegemisel. Tsitaadi lõpp. Tõsi ta on. Sellest tulenevalt tekkis siinkirjutajal koheselt küsimus, kui paljud kliimaministeeriumites töötavatest isikutest reaalselt usuvad sõgedate plaanidega planeedi kliimamuutmise võimalikkusesse. Või näiteks, kui paljud ametnikud usuvad, et vaesuvalt rahvalt vara röövimine teeb inimesed rikkamaks. Ma ei tea vastust nendele küsimustele, ent ma ei oleks üllatunud, et vastus on 0 ja 1-kohalise protsendi vahel. See juhatab meid aga finaalse küsimuseni. Kuidas ikkagi leiab ühiskonnas aset ülekohtu levik? Kurjuse ja valede tase maailmas on paraku liiga suur, et see oleks seletatav pelga kasuahnuse ja rumaluse kombinatsiooniga. See ei saa olla sedasi materiaalsetel, psühholoogilistel ja vaimsetel põhjustel, kuna võimupüramiidi päris tipust leiab inimesed, kes on reeglina keskmisest kaugelt kõrgema intellektiga, mis on enam kui küllaldane, et näha läbi valedest, mille valelikkus on isegi keskmise mõistusega inimesele mõistetav. Veelgi enam, võimuhierarhia tipust troonivad valdavalt inimesed, kes juba omavad rikkust, mille kasvatamine ei muuda nende ainelise elukvaliteedi mõttes mitte midagi. Selliste isikute, kelle sõgedatest plaanidest maailma düstoopiliselt ümber vormida oleme viimastel aegadel liigagi palju kuulnud, selliste isikute käituvaks jõuks peab olema midagi muud kui pelk saamahimu või rumalus. Ning see miski asub teisel pool joont, mis eraldab banaalset halba tõeliselt kurjast. Üritame siis asjade olemuse võimalikult kompaktselt kokku võtta. Amoraalsete ühiskondade institutsionaliseeritud ülekohtu, ebaõigluse ja silmakirjalikkuse süsteem põhineb ühiskondliku hierarhia kõrgemates sfäärides kurjade inimeste kontrollil halbade inimeste üle ning madalamatel tasanditel halbade inimeste ehk teisisõnu poliitilise keskklassi kontrollil masside üle. Kui kurjade inimeste võimu saladus halbade inimeste üle peitub viimaste himus omandada valede teenistuses staatus ja sissetulek, mis on enamat, kui nende vaimne, füüsiline ja moraalne tase võimaldaks, siis halbade inimeste võim populatsiooni põhiosa üle juurdub viimaste arguses lausuda tõtt, kui moraaliseadus ning südametunnistus neid selleks kohustab. Seega tarvitseb meil võimu haaranud ülekohtu ning silmakirjalikkuse süsteemi kukutamiseks astuda ultimatiivselt vaid üks samm. Midagi, mis on lihtne, ent ometi mitte kerge. Ning selleks sammuks on võtta vastu otsus rääkida kõikjal ning alati julgelt tõtt. Mitte kunagi
tunnistada meile peale surutavaid kohustuslikke valesid ning olla toeks kõigile, kes tõe eest välja astuda söandavad. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud, et Makroskoop saaks edasi ilmuda, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Valitsejate käsutäitjad. Poliitilise keskklassi anatoomia. Russere Shoniva. Briti kommentaator Russere Shoniva selgitab, kuidas väikese valitseva eliidi türannia saab teostada üksnes tänu poliitilisele keskklassile. See on inimestele, kelle karjäär ja sotsiaalne staatus sõltub täielikult väga väikese valitseva grupi poolt ette dikteeritud poliitilise ja ideoloogilise programmi jõustamisest terve ühiskonna üle. Russere Shoniva. Enne mõttekäiguga alustamist toon esmalt välja põhimõisted, mida järgnevas kirjutises kasutan. Esiteks, idioot. Siia alla liigitan enamiku Briti keskklassist. Teiseks, nemad. Ühiskonna üle valitsev klass ja nende innukad käsilased. Kolmandaks, innukad käsilased. Enamasti idioodid. Neljandaks, valitsev klass. Oligarhia või plutokraatia ehk globaalse finantskapitali viimase instantsi omanikud ja kontrollijad. Kas palju polemiseeritud 4. tööstusrevolutsiooni abil läbiviidavat suurt lähtestamist on võimalik käsitleda kui klassisõda? Ja kui on, siis millisesse klassi te arvate ennast kuuluvat? Ja kas te usute, et elate selle lähtestamise ka isiklikult üle? Kuidas me üldsegi peaksime määratlema klassi tänapäeva lääne majanduses nüüd, kus kogu majandus on domineeritud mitte tööstuse, vaid teenindussektori poolt? Ja kas klassil on tänaseks üldse enam mingit tähtsust ja kui nii, siis milles see seisneda võiks? Nõustun siinkohal isiklikult David Hughesiga, kelle väitel on hetkel asetleidev tõepoolest käsitletav klassisõjana. Kuigi klassisõda on kestnud terve ajaloo vältel, on praegused sündmused kulmineerumas otsustavasse faasi, kus teostamisel on järjekordne eliidi poolt ja eliidi huvides läbiviidav ülevalt alla tüüpi revolutsioon, mis juhul, kui see peaks õnnestuma, võib osutuda lõplikuks võiduks, mis pitseerib kogu inimkonna saatuse. Hughes kirjeldab momendil ühiskonnas asetleidvat järgnevalt. Tsitaat. Hetkel on toimumas välja kuulutamata globaalne klassisõda, mille eesmärk on demokraatia kontrollitud moel lammutamine ja selle asemel globaalse tehnokraatia kui totalitarismi uudse biodigitaalse vormi kehtestamine. Liberaalne demokraatia oli alati illusioon ja tänaseks on illusioonist loobutud, ehkki demokraatiale viitav keelekasutus püsib visalt. Samamoodi nagu koonduslaagri vangide hukkamisel saatmise taustaks mängiti vahel ülendavat muusikat. Inimesed, kes armastavad norme järgida, küsivad nördinult, mida te mõtlete üldse nende all iga kord, kui viitate selle asesõnaga meid valitsevale psühhopaatidele ja nende innukatele käsilastele. Mulle tundub, et klassianalüüsi peamine mõte peaks olema arusaamisele jõudmine, kes kellele tänapäevastes tööstusühiskondades kotti pähe tõmbab. Klassianalüüsi kui meetodi on algupäraselt välja töötanud vasakpoolsed, mistõttu tundub täiesti uskumatu, et ka peavoolu vasakpoolsete hulka kuuluvad idioodid küsivad, kes on siis ikkagi need nemad. Ma usun, et suurt lähtestamist läbi klassisõja läätse lähemalt uurides suudame nemad siiski tõhusalt tuvastada. Antud meetodi abil on võimalik ka paljastada, kuidas nemad meid haneks tõmbavad, kasutades ära klasse igihalja
jaga ja valitse põhimõtte rakendamiseks. Kuid mida tähendab üleüldse tänapäeval töölis- või keskklassi kuulumine? Kui suur lähtestamine on klassisõda ja te ei kuulu ei tööliste ega omanike klassi, siis kelle poolel te olete? Nendele küsimustele vastamisel on esmatähtis majanduslik staatus, inimese tehtava töö liik, konfliktid üksikisikute vahel ja nende sees ning kelle huve te teatud viisil tegutsedes ja mõeldes tegelikult teenite. Ma ei kasuta käesolevas selliseid mõisteid nagu väikekodanlane. Kasutaksin neid hea meelega, kuid ma ei taha, et käesolev idioodi käsiraamat näeks välja, nagu ka selle oleks kirjutanud idioot. Selle asemel püüan järgida John Spritzleri ja Brett Scotti hiljutisi artikleid hüppelauana oma mõtete jagamiseks teiste autorite mõtete kohta klassist ja klasside tähtsusest 4. tööstusrevolutsiooni jaoks. Käesolev artikkel on esimene osa sarjast, mis käsitleb küsimust, kes on lõplik ülemaailmne hegemoon. Küsimusele klassiobjektiivi kaudu lähenemine annab võimaluse analüüsida meid ümbritsevat segadust süsteemi perspektiivist selle asemel, et lihtsalt loetleda organisatsioone, inimesi, ohvreid ja õelaid tegusid. Olen oma varasemates kirjutistes välja öelnud, kes minu arvates maailma asjades kõige rohkem võimu omab. Kuid ma ei ole seda väidet veel täielikult põhjendanud ning seepärast jätkan rohkemate tõendite avaldamist. Olen nüüdseks üsna kindel, et seni, kuni me ei ole täielikult teadlikud sellest, kes või mis teostab maailmas kõige kõrgemat võimu, eksisteerib alati oht, et me tõlgendame valesti sellele alluvate hegemooniliste jõudude tegevust. Esmalt aga mõned üldised mõtted klassist kui sellisest ja minu enda mõnevõrra vastuolulistest positsioonidest selle kontekstis. Kombates piiri töölisklassi ja keskklassi vahel ei ignoreerinud traditsiooniline klassianalüüs kuni 1970. aastate lõpuni küll majanduslikku staatust, kuid asetas suurema rõhu politiseeritud klassi ideele, mis põhinesid majandusliku kihistumise asemel pigem identiteedil, ekspluateerimisel ja ühiskondlikul domineerimisel. Alates 1970. aastatest muutis neoliberaalse majandusteadusega kaasnenud nihe klassianalüüsi tehniliseks mõõtmisprobleemiks. Ometi ei ole klassianalüüs tänapäeval, kuigi edukalt arvestanud neoliberaalsete turujõudude poolt esile kutsutud suure sissetulekute lõhenemisega. See on aga viinud nähtuseni, mida Mike Savage nimetab klassiparadoksiks. Inimeste subjektiivne klassikuuluvus või identiteet nõrgeneb sotsiaalse ebavõrdsuse kasvades. Lühidalt öeldes on klassikuuluvus muutunud tänapäeval segasemaks. Seda küsimust arutan lähemalt hilisemas osas, kuid antud fenomen mängib jaga ja valitse põhimõtte juures keskset rolli. Eksisteerib veel üks paradoks, mille on tinginud neoliberalismi vajadused. Intellektuaalselt vasakpoolseid inimesi peteti seisukohaga, et klassil ei ole enam tähtsust, et klassisõda on lõppenud. Tegelikult jõudis klassisõda aga üksnes uude faasi. Just sel hetkel, mil intellektuaalselt vasakpoolsed oleks pidanud oma pingutusi kahekordistama, müüsid nad end valitsevale eliidile maha. Kuid nagu John Spritzler väga veenvalt väidab, oli selle põhjuseks asjaolu, et nii vasak kui ka parempoolsed intellektuaalid on tavalistesse inimestesse ja töötavatesse vaestesse suhtunud tegelikult alati põlgusega. Klassiidentiteedi probleem ei ole kuhugi kadunud ning samuti ei ole rahva klassidesse jagamise idee minetanud oma kasulikkust valitseva klassi valitsemisinstrumendina. Minu isiklikuks sooviks on, et me ühendaksime oma jõud valitseva klassi vastu, kes on oma positsiooni kesk- ja töölisklassi vahelise piiri hägustamisega üksnes tugevdanud. Lühidalt kokkuvõetuna, 4. tööstusrevolutsiooni ja suure lähtestamise vastupanu liikumise perspektiivist on nemad endiselt peamiseks probleemiks. Kuid milline on siis minu enda vastuoluline positsioon? Ma ei ole kunagi kiitnud heaks ebavõrdsust,
kuigi tunnistan, et olen sellest isiklikult kasu saanud. Ei ole kunagi kiitnud heaks ebavõrdsust, mis valitseb finantsspetsialistide ja koristajate või mõnevõrra eufemistlikult külalislahkuse sektoriks nimetatud valdkondades töötajate tasustamises. Ma tean, et ei mina kui inimene ega ka minu töö kui funktsioon ühiskonnas ei ole tähtsam kui need inimesed või nende töökohad. Igasugune selle faktiga vastuolus olev olukorra ratsionaliseerimine on kogum valesid, mida räägitakse üksnes selleks, et õigustada meelevaldset viisi, kuidas süsteem jaotab ressursse ja ammutab väärtust kapitali omanike ja kontrollijate huvides. Kuid samal ajal peame arvestama ka nende erinevustega majanduslikes hüvedes, mis lähtuvad sellest, et me kõik oleme indiviidid, kes ei püüdlegi elus samade sihtide poole. Näiteks kirjanik, kes kirjutab bestsellereid, saab sellest rohkem raha kui keskmine raamatupidaja, kes vaatab terve päeva tabeleid, teeseldes, et ta teeb väga mõttekat tööd. See ei ole vale. Vale on aga elada süsteemis, kus pisikese vaimselt haige kliki prioriteedid otsustavad ära selle, kuidas ressursid on ühiskonna liikmete vahel jaotatud. See süsteem määrab, kes saab hästi süüa ja kes mitte. Mul on hea meel, et bestsellerite autor saab endale lubada uhket uut autot, kuigi mina seda ei saa. Aga mulle ei meeldi samas, et mina saan endale võimaldada tervislikku mahetoidu tarbimist, samas kui teised ühiskonna liikmed on sellest privileegist ilma jäetud. Meie ärkveloleku ajale ja seega suurele osale meie elust on määratud mingi majanduslik väärtus. Ja see väärtus on otsustatud ära vastavalt süsteemi omanike prioriteetidele. Ütlematagi on selge, et nende prioriteedid ei ole kooskõlas enamiku inimeste prioriteetidega ega sellega, mis on eluterve. Näiteks kiirabibrigaadile, kes veedab oma elu teiste elusid päästes, makstakse palju vähem tasu kui farmakoloogiakorporatsiooni juhile, kes jälgib vaktsiinide ja paljude teiste inimkonnale viletsust ja hävingut põhjustavate preparaatide tootmist ja levitamist. Farmaatsiaettevõtte juhi jaoks on sünnist saadik haige inimene eluaegne tuluallikas. Valitseva klassi jaoks on haige inimene kustutatud ohuallikas tema kontrollmaatriksile. See on moonutatud väärtussüsteem. Ja see ei ole erand, sest süsteem teenib seda juhtivaid psühhopaate kõigi teiste arvelt. Kui me ei suuda vaadata näkku tõele selle kohta, kui moonutatud on süsteem, milles me tänaseks elame, ei suuda me ka tunnistada, et see killustab meid mitmel moel, demoraliseerib ja kujundab ebamoraalsust. Põhjendades, miks finantsasutuse riskijuht peaks saama rohkem palka kui näiteks füsioterapeut, toetame me intellektuaalset süsteemi, mis on põhimõtteliselt rajatud kurjusele ja ülekohtule. Nemad ehk valitsev klass. Nemad on ilmselgelt omanike klassi kõige jõukam osa, kes pigistavad väärtust välja rikkuse tegelikult loojatelt ehk töölisklassilt. Nad on see ülemine protsent, millest olete ehk kuulnud või täpsemalt öeldes vähem kui 1%. Need inimesed hoiavad teadlikult madalat profiili. Kui mõned üksikud isikud välja arvata, ei ole nende nimed laialt tuntud. Telenäod, valitsuse ja rahvusvaheliste institutsioonide tippametnikud ning mõttekoodade juhid on nii funktsionaalses kui ka sümboolses mõttes nende esindajad. Ka kuulsad miljardärid, kes tõmbavad meedia tähelepanu, on samuti nende esindajad, kuigi ulatuslikuma mõjuvõimuga kui väga kõrgelt tasustatud telenäod. Tänu oma mõjule ressursside jagamisel on neil koht otsuste langetamise laua taga ja nad saavad osaleda poliitika määramises. Üheskoos moodustavad nad kiskjate klassi, kuid maopea moodustab siiski pankurite klass. Tegelikud trooni tagant niiti tõmbajad on samad isikud, kes kontrollivad pangandussüsteemi. Need on ülemaailmse finantskapitali omanikud ja kontrollijad. Just nemad kontrollivad juurdepääsu kapitalile ja rahapakkumisele, mis tähendab kontrolli selle üle, kuidas ressursse, sealhulgas ka inimressursse, jaotatakse.
Selle maailma Muskidel ja Gatesidel on oma roll kontrollsüsteemide ja arhitektuuri ülesehitamisel. Nad on vilepillipuhujad, kes meelitavad kangelasi kummardavad emotsionaalselt kängunud masse hukatusse. Brett Scott selgitab kivisupi analoogia abil, et idee, nagu ehitaks miljardärid tohutuid tulutoovaid ettevõtmisi üles, on müüt, mille mõte on edendada omanikeklassi huve. Parimal juhul algatab miljardär projekti. Märksa sagedamini kaaperdavad aga nad kellegi teise poolt loodud projektid ja veelgi sagedamini ei ole isegi projekti idee nende oma. Miljardäril on võimalik algatada ettevõtmist, sest et tal on juurdepääs kapitalile, mis on vajalik selle rahastamiseks kuni projekti lõpule viimiseni. Töötajad on need, kes toovad lauale supi koostisosad ning oma oskused ja energia ja just töötajad valmistavad tegelikult suppi. Miljardärist saab aga keskpunkt, mille ümber töötajad ja juhid enda organiseerivad. Ning lõpuks saab miljardär omale kogu rahva imetluse, sest väidetavalt oli tema, kes riskis kõigega ja uuendas midagi. Ma ei väida, et igaüks on suuteline ettevõtet rajama, kuid me peame mõistma, et sellised inimesed nagu Elon Musk ja Bill Gates ei ole elus seal, kus nad on, seetõttu, et nad on ilmtingimata kartmatud uuendajad. Nagu Scott täheldab, mitte miljardärid ei loo töökohti, vaid töökohad loovad miljardäre. Lugu jätkub. Adrian Bachmanni kommentaar. Milline on õiglane viis ühiskonnas loodud lisaväärtuse jagamiseks ühiskonnaliikmete vahel? Sellisena kõlab küsimus, mida on esitatud ning jäädakse esitama läbi aegade, andes vastavalt ajastu vaimule ning poliitiliste jõudude formatsioonile alatasa erisuguseid vastuseid. On ilmselge, et võrdsus kui selline on matemaatiline abstraktsioon, mida ei eksisteeri universumis kehastunud kujul kunagi. Täpselt nagu rannas ei eksisteeri kahte võrdset liivatera, taevast ei saja kunagi kahte identset lumehelvest ning metsas ei kasva kahte täpselt samasugust puulehte, ei ole maailma 8 miljardi inimese seas kahte isikut, kelle võimed ja tööpanus on kõikides inimtegevuse sfäärides samaväärsed. Inimeste võimekus erinevateks töödeks ning tahe ja valmisolek oma võimeid praktiliselt lisaväärtuse loomes realiseerida on vägagi erinev ning sellest tulenevalt on ka erinev nende panus rikkuse loomesse ning sellele ehituv moraalne õigustatus ainelistest hüvedest osa saada. Sellest tulenevalt garanteerib ebavõrdsete tööpanuste kiuste käsu korras võrdsete hüvede jagamise printsiip, mis on alati olnud kõikide sotsialistlike ja kollektivistlike poliitiliste liikumiste keskmes, annab tulemuseks mitte üksnes ebaõigluse, vaid ka vaesuse. Kollektivistlikud eksperimendid 20. sajandil on andnud praktilise eksperimendi käigus resultaadiks alati tulemuse, kus ühiskonna materiaalne tase jääb kaugelt alla selle reaalse potentsiaali. Kombinatsioon teadmisest, et sinu tööpanus rekvireeritakse jõumeetodil ning sinu loodud rikkus jagatakse käputäie võimuvertikaali tipu ligidal paiknevate siseringi machinaatorite ning arvukate laisavõitu moonakate vahel, on täiuslik retsept apaatsuseks ning madalaks töökvaliteediks, kuna see surmab inimeses õigustatud omakasu motiivi. Inimesel on lõppkokkuvõttes õigus oodata hea töö eest head tasu ning käivitades samas riivatud õiglustunde poolt sütitatud trotsi. Kuigi inimeste võimed ning tööpanus varieeruvad erakordsel määral ning sestap on ebavõrdse tööga loodud ebavõrdsete tööviljade sunniviisiliselt võrdsustav ümberjagamine amoraalne, ei ole paremaks alternatiiviks ka teine äärmus, kus pelk kapitali akumuleerimine võimaldab spekulatsiooni teel ühe isiku vara eksponentsiaalset kasvu kõrgemale 10 000 tööliste reaalse tööga teenitud teenistusest.
Sedasi on samaväärselt amoraalne nii selline ühiskond, kus tuhandeid inimelusid päästev kirurg või miljonite inimeste tööviljakust mitmekordistav geniaalne leidur saab nautida üksnes pisut paremat ainelist elukvaliteeti kui tööpostil vegeteeriv päevavaras. Antud mudel eksisteeris nii Nõukogude Liidus kui ka maoistlikus Hiinas. Kui ka ühiskond, kus pelgalt vara omamise faktist rikastuv miljardär teenib ühes päevas rohkem rikkust läbi finantsspekulatsiooni kui 100 000 töölist, kes loovad lisaväärtust, mis võimaldab kogu ühiskonna toimimise jätkamist. Ei maksa unustada, et me elame täna ühiskonnas, kus Ameerika Ühendriikides 50 kõige rikkamat inimest omavad rohkem vara kui pool Ameerika elanikkonda, ehk teisisõnu 165 miljonit inimest. Kui ka antud näide pärineb mõne aasta eest spetsiifiliselt Ameerika Ühendriikide kohta käivatest andmetest, eksisteerib analoogne rikkuse jaotumise skeem enamikes maailma riikides. Seega on ebavõrdsete võimetega inimestest koosneva ühiskonna jagunemine radikaalselt erineva materiaalse positsiooniga klassideks ootuspärane. Küsimus ei seisne mitte selles, kas andekamad ja töökamad inimesed on teeninud välja oma oluliselt suurema rikkuse, kui on ühiskonna keskmise võimekuse ja töökusega liikmetel, sest vastus sellele küsimusele on jaatav. Kuid küsimus on disproportsionaalse tööpanuse ning disproportsionaalne kasu määras või täpsemalt käärides nende kahe vahel. Kas 10-kordselt andekamad ja töökamad isikud väärivad 10 või 100 000 kordselt suuremat varandust kui keskmiselt töökas ja andekas ühiskonnaliige? Selle positsiooni kasuks on aga juba keeruline argumenteerida. Ent kui me elame maailmas, kus 100 000 või isegi miljondik elanikkonnast omab üle poole rikkusest ning sisuliselt kogu poliitilise võimu, siis kuidas on neil võimalik antud positsiooni säilitada? See on küsimus, millele on võimalik vastata läbi poliitilise keskklassi mõiste, kelle funktsiooni ja olemust selgitatakse täpsemalt käesoleva loo teises osas. Sellest aga, kui palju on väärt kogu maailma rikkus ja millised sotsiaalmajanduslikud mehhanismid on põhjustamas majandusliku keskklassi kadu ning ühiskonna polariseerumist rikaste ja vaeste vahel, on võimalik lugeda käesoleva artikli lõpus lingitud artiklitest. Esimese osa lõpp. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Valitsejate käsutäitjad. Poliitilise keskklassi anatoomia. Teine osa. Briti kommentaator Russell Shoniva selgitab, kuidas väikese valitseva eliidi türannia saab teostuda üksnes tänu poliitilisele keskklassile. See on inimestele, kelle karjäär ja sotsiaalne staatus sõltub täielikult väga väikese valitseva grupi poolt ette dikteeritud poliitilise ja ideoloogilise programmi jõustamisest terve ühiskonna üle. Russell Shoniva. Tsitaat. Ühiskonna vaenlane on keskklass ning eluvaenlane on keskiga. Orson Welles. Täiendan ülaltoodud tsitaati veel ühe tsitaadiga, mis pärineb Ameerika Ühendriikide Massachusettsi osariigi demokraadist senaatorilt Elizabeth Warrenilt ning see on järgnev. Tsitaat. Me ei saa demokraatiat juhtida ilma tugeva keskklassita. Tsitaadi lõpp. Juhul kui te nõustute, et meie liberaalsel demokraatial põhinevad ühiskonnad kujutavad endast ajalooliselt minevikus kehtinud istandussüsteemi edasiarendust, siis on Warrenil õigus, kuid seda moel, mida auväärt senaator ise ilmselt silmas ei pidanud. Või siis, ehk teadis ta täpselt, mida lausus, kui vihjas, et meie võltsdemokraatiat käigus hoidva mootori tuumaks on keskklass.
kuid sellisel juhul on tegemist naljaga meie endi kulul. Valitsev või varasid omav klass ei saaks oma jõukuse ja võimu kontsentreerimise plaani täide viia, kui valitsejad ei tekitaks ühiskonnagruppide vahelist konflikti ja ei ergutaks teatavaid rühmi ekspluateeritavate isikute ehk töölisklassi vastu võitlemisel temaga koostööd tegema. Ning klassiks, mida varaomanikud oma tegevuskavadesse kaasavad, on alati olnud keskklass. Töölisklassi kuulujaid kardab valitsev klass kõige enam, sest need on traditsiooniliselt olnud inimesed, kellel on kõige vähem kaotada ja kes on seetõttu valmis kõige tõenäolisemalt millegi eest võideldes astuma ka ekstreemseid samme. Ja siinkohal pean ma silmas majanduslikus mõttes töölisklassi ehk prekariaati, mis asub ühiskonna sotsiaalse struktuuri põhjakihis. Ent mille alusel saaksime tänapäeval kirjeldada keskklassi, mille kadumise üle paljud autorid on pisaraid valanud. Keskklass on nii konkreetne majanduslik reaalsus kui ka võimu teeniv identiteet. Võib-olla kuulutada majanduslikult keskklassi, kuid juhul, kui suure lähtestamise programm on teile vastumeelne, ei tohiks te soovida keskklassi kuuluda ega ka sinna pürgida. Ärge saage minust siinkohal valesti aru. Ma ei palu teil kogu oma vara maha müüa või mõne kommuuniga liituda. Poliitiline keskklass on selleks klassiks, mille liikmetele varaomanikud ja kontrollijad delegeerivad oma kontrollimaatriksi administratiivse haldamise. Viimasel ajal on laialdaselt kasutusel inglisekeelne termin professional managerial class. Ehk siis teisisõnu professionaalne administratiivne klass. Sellesse keskklassi alaliiki kuuluvad inimesed moodustavad omanike klassi eesmärke silmas pidades kõige tähtsama kaadri keskklassi seas. Käesolevas kirjutises nimetame neid professionaalidest halduriteks. Muidugi ei keita sugugi mitte kõik keskklassi kuuluvad inimesed innukalt valitseva klassi kontrollimasinat ja psühholoogilist propagandat. Osa neist teevad ka päris tööd ja ei ole pelgalt süsteemi parasiidid. Mugavama elu poole püüdlemises ei ole iseenesest midagi halba, kuid valitseva klassi huvisid teeniva poliitilise keskklassi hulka pürgimine kätkeb endas valitseva klassi jaoks tänuväärset identiteedikriisi, sest sellesse klassi kulgemise tee on sillutatud pugemise ja teistele ülalt alla vaatamise toksilise seguga. Keskklass, või siis täpsemalt poliitiline keskklass, moodustab olulise puhvri omanike klassi ja töölisklassi vahel. Keskklassi kuulumine annab inimesele ka lisaprivileege, näiteks vastutuse võtmine televisiooniprogrammide ja uudiste kaudu teostatava indoktrinatsiooni eest. Ameerika Ühendriikides nimetatakse neid kollektiivselt põlglikult liberaalideks. See on ühiskonnakiht, kes rahva silmis kontrollib meedia ja meelelahutustöötust. Ühendkuningriigis on sama klassi analoogiks BBC oma valeinfo inkvisiitoritega. Kuni hetkeni, mil peaaegu kogu planeedi elanikkonnal kästi kodus püsida ja end vaktsineerida, ei vajanud professionaalid või poliitiline keskklass mingeid õppetunde, mõistmaks, kes nende leivale võid määrib. Kuid kui terved ühiskonnad luku taha pandi ja inimesi massiliselt süste vastu võtma sunniti, mõistis väike, kuid siiski märkimisväärne osa keskklassist, enamasti konservatiivid, et nende isandad olid mängureegleid oluliselt muutnud, sest keskklass oli seatud valitseva klassi poolt tulejoonele. See vihane kamp keskklassi renegaade hakkas ajapikku asju tõsiselt kahtluse alla seadma. Kuid kahjuks ei suutnud paljud neist oma keskklassi indoktrinatsiooni täielikult maha raputada ja rahuldusid vabadus minu, aga mitte sinu jaoks põhimõttega, mis tähendab, et koroonatürannia vastu nurisema hakanud poliitiline keskklass keskendus küsimustele, mis nende elu isiklikult vahetult ebamugavamaks tegid, kuid jäid samas väga vaguraks teiste oluliste küsimuste, sealhulgas sõja, sionismi, genotsiidi
ja mitmete teiste selliste osas, et mitte valitsevat klassi liigselt pahandada. Traditsiooniliselt on keskklassi motiveeritud lisaks valitseva klassi väärtuste omaksvõtmisele neid väärtusi ka entusiastlikult jõustama. See, kui suur tasu valitsevale klassile osutatud teenuste eest professionaalist haldurile osaks saab, sõltub tema töö funktsionaalsest tähtsusest kontrollmaatriksis ja lähedusest väärtuse ekstraheerimise süsteemi lõpp-punktile, kuid ka tema enda loomingulisusest tootlikest sektoritest võimalikult odavalt tulu väljapigistamise viiside leidmisel. Keskklassi kuulumine ei muuda fakti, et olete vaid ori kellegi istanduses. Kuid suures majapidamises ülemteenrina töötamisel on siiski omad eelised, võrreldes puuvilla koristamisega põllul. Lämmatav mõju, mida keskklass kultuurile avaldab, on vaieldamatu, kuna see klass kureerib peavoolu massimeediat ja rahvale jagatavat meelelahutuslikku sisu. See klass kontrollib ka akadeemilisi ringkondi kui professionaalide jaoks olulist indoktrinatsioonikeskust. Kui lülitate televiisori välja ja lõpetate peavoolumeedia uudiste tarbimise, kõrvaldate hetkega suure osa keskklassi poolt genereeritavast konformistlikust ajuvabadusest ja omanike klassi propagandast oma elust. Samuti vähendab see käik oluliselt tõenäosust, et teid poolsurnuks hirmutatakse, kui professionaalidest haldurid eetris järgmise pandeemia kohta kisa tõstavad. Kultuuriline ajupesu on plutokraatiat kandev vundament ning on ühtlasi ka põhjuseks, miks enamik inimesi Suurbritannias võib kuulata uudiseid selle kohta, kui kurb on prints oma endise hoidja kasupoja surma pärast. Ilma samas sellise perekonna põhimõttelise olemasolu eelduseid kahtluse alla seadmata, kellele kuulub muuhulgas 115 000 hektarit põllumajandusmaad ja metsi, tulundusliku otstarbega kinnisvara, suurem osa Regent Streetist, umbes 55% Ühendkuningriigi rannikualast, kuninglikud residentsid, 6 paleed, 7 lossi, 12 kodu, 56 maamaja ja 14 ajaloolist varet. Kultuuriline ajupesu kustutab inimeste peades sellised küsimused nagu, kas kogu see 15,6 miljardi naelsterlingi suurune vara omandati seetõttu, et kuninglikud isikud on, kui kasutada meie parlamendipoliitikute tavapärast väljendit, töökas briti perekond, või miks saavad printsi vanemad delegeerida lastekasvatuse nende kodus elavale professionaalsele hoidjale, samal ajal kui keskmine britt ei saa endale lubada oma laste lastehoidu panemist. Või miks on liberaalsetes demokraatiates ikka veel printsid ja kuningad, kes tõmbavad paleedes niite ja omavad poolt meie randadest? Õnnis on inimene, kes selliseid küsimusi esitab. Küsimuste esitamata jätmine on õli, mis hoiab valitseva klassi mootorit sujuvalt töös. Selle asemel, et küsida, kas kogu see kuninglik vara pole mitte tegelikult varastatud ja tuleks edasi rahvale tagastada, on monarhistlik keskklass seisukohal, et kuningliku perekonna suhe Suurbritannia maa ja rahvaga on iidne ja keeruline. Radikaalne ümbermõtestamine, kuidas eristada keskklassi ja töölisklassi. Töölisklassi kuuluvad need inimesed, kes peavad ellu jäämiseks rentima oma aega ja oskusi kapitali omanikele või riigile. Kuid piirid töölisklassi ja keskklassi vahel on muutunud üha ähmasemaks pärast seda, kui neoliberaalsed turujõud möödunud sajandi lõpus ülemvõimu saavutasid. Selline oli kord lääne majanduse tootlikelt sektoritelt mittetootlikele sektoritele ülemineku vältimatu tagajärg. Ma mäletan aega, kus üha suurenevat bürokraatiat tervitati kui midagi progressiivset. Selles nähti üleminekut küpsele majandusele. Vähemalt sedasi vastasid ministrid, kui mõni liiga palju uuriv ajakirjanik seadis mõnikord haruharva kahtluse alla, kas on ikka arukas ehitada kogu riigi majandus üles riskijuhtimisele, PowerPointi esitlustele, telesaadete eksportimisele ja muudele mõttetutele tegevustele.
millegi füüsilise tootmine võrdsustati Lego klotsidega mängimisega. Me pidime lõpuks ometi täiskasvanuks saama. Mäletan ka, et imestasin, miks Euroopa kõige tootlikum ja edukam majandus ehk Saksamaa hoidus nii matslikult oma tootmissektorite hülgamisest ja küpsemisest, nagu Suurbritannia oli seda teinud. Ning ma jõudsin vastumeelselt järeldusele, et pärast väikese vahega 2 korda järjest maailmasõja kaotamist oli Saksamaa saatuseks mitte kunagi täiskasvanuks saada. Seega kutsusid Ühendkuningriigi leiboristliku partei asjapulgad kõiki, kes ei määrinud enam oma käsi füüsilise ega tootva tööga, see tähendab enamikku riigi tööjõust pärast tootmissektori hävitamist, ülesand keskklassiks ülendama. Klassitõkete purustamine, üksnes teeseldes, et neid ei eksisteeri enam, oli lahja lurr, mida pakuti elanikele kompensatsiooniks reaalsete töökohtade üleviimise eest Hiinasse. Klassivaheliste piiride üha suuremat hägustumist arvesse võttes tahan nüüd teha ettepaneku uueks kesk- ja töölisklassi eritlemise viisiks. Nimelt on oluline teha vahet reaalsetel ja mittereaalsetel töökohtadel. Arvestades nende poolt klassianalüüsis külvatud tahtlikku ja alatut segadust ja killustamist, teen ettepaneku harutada tekkinud pundar lahti moraalse paradigma abil, mis võimaldab meil öelda, et töölisklass on hea ja keskklass on halb. Kui see lähenemine vastu võetakse, milles ma ei kahtle, siis peaks see viima kiiresti olukorrani, kus suur hulk keskklassi kuulunud valitsejate sabarakke hakkab pingutama töölisklassi kuulumise või vähemalt end sellisena identifitseerimise nimel. Seejärel kaob omanike klassi puhvertsoon ja pall saab olema taaskord valitsejate poolel. Kui mind hakatakse süüdistama töölisklassi fetišeerimises, siis lükkan selle ümber ja rõhutan, et tegelikult demoniseerin ma hoopis saamatut ja reeturlikku keskklassi. Pealegi, kes ei tahaks lõppastmes teha tõelist tööd? Tõelised töökohad ei tähenda mitte ainult väärtuse loomist kitsalt majanduslikus mõttes, vaid millegi sellise tegemist, millel on tähendus ja mis toob tarbijale käega katsutavat kasu. Ka monotoonse ja lihtsakoelise tööga pakutakse mingit reaalselt vajalikku toodet või väärtuslikku teenust. Seos millegi kasulikuga hoiabki töö reaalsena. Ühendkuningriigis ei ole mingit mõtet, ei majanduslikku ega muud, nimetada torumeest töölisklassi ja raamatukogu hoidjat keskklassi kuuluvaks, kui torumees teenib tõenäoliselt palju rohkem kui raamatukogu hoidja ning mõlemad teevad siiski reaalset tööd. Miks peaksid nad teineteist üle klassilõhe põrnitsema? Enamikul töölisklassi liikmetel on päris töökohad, kuid mitte kõik päris töökohad ei ole töölisklassi pärusmaa. See paneb mind uskuma, et igavesti meiega jääva COVID-i reaalsuse kuulutajad ja uue normaalsuse fanaatikud on professionaalidest haldurite ja üldisemalt keskklassi seas üleesindatud. Stereotüüpne professionaalist halduri töö tähendab, et on vaja olla usin hammasratas bürokraatlikus masinavärgis, mis on välja kujunenud finantsialiseeritud majandussüsteemi viimse surmaheitluse kontekstis. Selline töö on peaaegu alati hingetu, mõttetu ja seega elu eitav. Ilmselgelt ei garanteeri päris töökoha olemasolu immuunsust organisatsioonilise indoktrinatsiooni suhtes, kuid ehk teeb see indoktrinatsiooni siiski raskemaks. Mittereaalse töö tegemises on ilmselgelt midagi sellist, mis suretab hinge. Enamik valitsusasutusi ja osakondi on otseselt seotud Agenda 2030 mõne põhiaspekti elluviimisega või peavad nad vähemalt rakendama seal ette kirjutatud tööpoliitikat. Seetõttu soovin teile edu sellise avaliku teenistuja leidmisel, kes on kliimaskeptik ja ei võta talvisteks lisasüstideks koos teistega rivvi. Ma saan aru, et energia- ja kliimaministeeriumis töötavad inimesed võivad ise siiralt uskuda, et ka neil on tõelised töökohad
sest nad tegelevad väidetavalt olulise tööga planeedi päästmise nimel. Kuid süsinikdioksiidi heite vähendamise farsi eesmärk, kõigi biosfääris leiduvate süsinikuaatomite kokkulugemine ja ümberjaotamine, üksnes rõhutab selle tragikoomilise ja monumentaalse vale nimel töötamise ebareaalsust. See toob esile, kuivõrd kriitikavabad ja konformistlikud need inimesed propaganda suhtes tegelikult on. Kliimaministeeriumis töötav ülikooli haridusega inimene, kes usub, et selleks, et inimkonda katastroofist päästa, tuleb lehmadel keelata peeretamine, ei ole tõsiseltvõetav inimene ning seetõttu ei saa talle loota tõsise ja tõelise töö tegemisel. Loomulikult esineb reaalsete ja mittereaalsete töökohtade analüüsis mõningaid vältimatuid kattuvusi. Osa kattumistest tuleneb sellest, et mõned keskklassi liikmed teevad reaalset tööd ja väiksem osa töölisklassist ei tee reaalset tööd. Ning osa sellest võib olla tingitud eneseidentiteedi konfliktidest või sellest, et töö tegija on valesti aru saanud, mida tema töö tegelikult endast kujutab. Näiteks peaksid kõik arstid kuuluma töölisklassi, sest nad peaksid tegema väga reaalset ja elutähtsat tööd, milleks on haigete tervendamine. Kui arst ei suuda kaitsta patsientide autonoomiat ja loeb vaid ette farmaatsiatööstuse koostatud teksti, mis lähtub allopaatilisest mudelist ja käsitleb sümptomite, mitte põhjuste ravimist, või kui ta on täielik sosssepp, sest usub, et vaktsiinid teevad midagi muud peale nende saaja mürgitamise, siis kuulub ta keskklassi või professionaalidest haldurite hulka. Ja see on halb. Kui keegi teeb päris tööd, kuid tahab end keskklassi kuuluvana identifitseerida, siis kannatab ta soovi all teisi maha surudes ja ülemate ees lipitsedes redelil üles ronida. Türanniale vastupanu osutamise seisukohast on sellise inimese liha tugev, kuid vaim nõrk. Ja see on jällegi halb. Ma räägin seda kõike, teades samas väga hästi, et pean ikkagi aeg-ajalt arveid tasuma tööga, mis ei ole tõeline. Nagu iga tervenev alkohoolik teile ütleks, on oma olukorraga silmitsi seismine esimene samm selle muutmiseks. Me saame end lunastada endale ausalt otsa vaatamisega, mis võimaldab meil oma ülekohtusel tööpositsioonil teadlikult navigeerida ning vältida oma hinge müümist kuradile. Tunnistamine, et meie kontrolli alt väljas olevad makromajanduslikud nihked on sundinud paljusid meist sellisele tööle, mis ei ole reaalne, ei välista valmisolekut ja suutlikkust liituda reaalset tööd tegevate inimestega, võitluses valitseva klassi parasiitide ja parandamatute professionaalidest haldurite vastu. Kui ma ei ole siiani piisavalt otsekoheselt väljendanud, siis minu eesmärk on panna endid keskklassi liikmetena identifitseerivad inimesed end ebamugavalt tundma. Miks te peaksite tahtma olla poliitilise keskklassi liige, kes aitab hulgal psühhopaatidest parasiitidel rünnata normaalseid inimesi, kes teevad reaalset tööd? 5 aasta jooksul, mis on möödunud COVIDiga seotud psühholoogilistest manipulatsioonidest, olen triivinud avalikus sektoris ühe lepingu juures teise juurde ja kogu selle aja jooksul ei ole mul olnud mitte ühtegi vestlust mõne professionaalist halduriga, kes mõistaks, mis toimub. Kui nad mõistaksid, mis toimub, ei oleks nad professionaalidest haldurid ja idioodid. Mitte ükski selle grupi esindajatest, kellega ma kohtusin ja vestlesin, ei sooritanud piltlikult öeldes vastupanu liikumise salajast käepigistust. Ma arvan, et salajast käepigistust pole veel olemas, kuid me võime selle mingil määral tekitada. Teen ettepaneku, et pürtsi lisamiseks neile igavatele esmaspäeva hommikustele meeskonna koosolekutele kasutaksite keskklassi liikmena, kes soovib kuuluda töölisklassi ja liituda vastupanu liikumisega, koosoleku sobivas punktis jazz käsi salajase märgina, mis annab teistele vastupanu liikmetele teada, et te olete valinud Matrixi filmi stiilis punase pilli ja olete valmis kavandama süsteemi kukutamist. Kui 2027. aasta jaanuariks teeb 75% inimestest professionaalidest haldurite
peetavatel meeskonnakoosolekutel Jazzkäsi